ma alles loen. tutvusta ka siis, mida sa loed. ja no mul on pikalt on olnud nagu südames või nagu sees on olnud see, et on see vaimus käimine. just selle ajaga, kus ma tulen nagu, olen sellest nõmedast perioodist läbi tulnud ja ma nagu tunnen, et noh, tõesti nagu tulen välja sellest. ja ma tean, et selleks võtmeks, et nüüd edaspidi edasi minna, on vaimus käimine. aga kui ma hakkasin, ma teadsin, see vaimus käimine, siis mul tekkis selline küsimärk, mis see vaimus käimine täpselt on. et, et noh, veel kord, me peame vaimus käima, mitte liha järgi, vaid vaimu järgi, aga ometi on see, et kus vaatad ümberringi, näed, et ei käida vaimus, vaid liha järgi, oma himude, hinge järgi, hinge emotsioonide järgi. Kõik see, mis hingest esile kerkib, kõige selle järgi, kõik võetakse pooli kahe nime vahel, keda me ei nimeta. ja, ja see on nagu, läheb nagu läheb nii-öelda lahkneb, ei teata, kuhu täpselt, mis suunas vaadata, sest et nimed, keda me ei nimeta, teevad asju, mis on alguses tundus kõikile hästi, aga nüüd läheb täiesti absurdseks. et nagu on see, et nagu, aga läheb nii-öelda silmest kirjuks, ütleme nii. ja minu sees on nagu tõesti tuli see, et tegelikult peaks võtma jälle ja rääkima ja lahti pakkima, punaseks tegema, sisse graveerima südamesse vaimus käimise. ja ma ei ütle selles mõttes, et ma 100% saan aru sellest täiega, loomulikult ma tean, mis on selleks võtmeks. Ma tean, kuidas hakata sinnapoole liikuma ja kõik see, see nagu selgineb mul kogu aeg nagu iga asi, mis nii-öelda tuleb, see on, ja vot see nagu, see koor kukub maha selle vaimus käimise ümbert, mis on nagu nii-öelda natukene, väga palju asju on võib-olla see, et on nagu selline lause, mida kristlased, neile meeldib öelda, aga tegelikult kui küsida, et mis see tähendab, seleta mulle lahti, nagu ma oleks 6-aastane laps. ütleme, võib-olla öelda nii, et ma olen 6-aastane äh, kristlane, ütleme selles mõttes, kes on 6 aastat jumala käinud või 7 aastat. seleta mulle nagu 7-aastasel lapsel nagu nii palju ma jumalast tean, nagu 7-aastane laps teab sellest maailmast. seleta mulle nüüd lahti, mis see vaimus käimine tähendab. kui paljud oskaksid seda niimoodi lahti seletada, et see tuleb ilmutusena esile, mitte käi niimoodi, mitte ei loeta sellist järjekordset seadust ette, mida me peame tegema. aga mul ei õnnestu see. Mul ei õnnestu see, ma nagu proovin, aga jälle kukun ja proovin ja kukun ja proovin ja kukun ja no ei õnnestu, järelikult see pole minu jaoks. tead, mis mina nagu proovin käia vaimusega, tead, ikka kukun lihasse ja hinge ja kõike seda, onju. aga no ma eile hommikul kuulasin, kõik magasid, siis ma võtsin kätte ja kuulasin, mida nagu Jumal räägib. et äkki ta räägib veel üle pika aja midagi. ja asi ei ole selles, et ta ei räägi, vaid asi on selles, et aega ei ole olnud, et teda kuulata. aga tegelikult on küll kõvasti on aega, aga lihtsalt ei võtnud aega tema jaoks. aga nii kui üle pika aja võtsid jälle selle, et noh, isa räägib, siis ta hakkas rääkima. et no vaata, tema on siinsamas ja ta räägib koheselt, ei ole sellist asja, et näed, on nii kaugele jäänud ja tema nüüd peab põlvili käima söetükkidel, kuumadel süttidel, et siis teenida tema armastust ja ta hakkaks jälle rääkima. ei, tuleb ja kuulab ja räägib ja ei maini ka, et sa oled vahepeal eemal olnud. aga ma kirjutasin siis, et tõstke palve oma elus esikohale. on aeg, kus palve najal jäädakse püsima. palve tõstab valgusvihud ülesse taevasse ja annab märku minu rahvast. täitke maa palvega
et see võiks olla laternaks, mis valgustab seda maad. palve on alahinnatud. tõstke palve taas kõrgele oma elus. olge palves püsivalt ning käige vaimus. vaimus käies on üksnes võimalik olla pidevas eespalves oma maa ja rahva eest. vaimus käies ei ole enam ettekäändeid ajaliste piirangute tõttu, sest kui õpite käima vaimus, siis puuduvad ajalised piirangud. vaim ei käi tööl, ei korista ja ei tee süüa. vaim on pidevas ühenduses minuga. vaim ei saa võtta kontrolli, vaid vaimu kätte saad anda kontrolli. kui hing juhatab sind ja käid oma liha järgi, ei saa ka vaim tõsta palvet ülesse, vaid vaatab minu poole nõutult. hinge ja liha vaigistades saab vaim tõsta ka hääle minu poole. hääle, mida ma võtan kuulda, hääle, millele ma ka vastan. ma ei nõua teilt, et hülgaksite kõik ja elaksite ainult palves, vaid olen pannud teie sisse oma vaimu, kes hoolitseb selle eest, et palve oleks pidev. ainus, mis nõuab teiepoolset pingutust, on alistada oma hing ja liha oma nõudmistega ja hing oma muredega. kas selle jaoks ma annan oma armu, kui tahate tulla mulle lähemale? mida rohkem te saate ennast eraldada minu ette, seda parem see on. aga ärge nähke, et see on ainukene võimalus. leidke oma vaim ülesse ja laske tal ennast juhtida. laske oma vaimul olla palves ja majakaks keset pimedust. ärge vaigistage oma vaimu suud, vaid laske tal olla eespalves ka siis, kui igapäevatoimetused nõuavad oma tegemisi. sa tunned, kui vaim on saanud esile sinus, sest sa tunned oma sees, et oled olnud minu ligiolus, kuigi oled alles lõpetamas oma päevatoimetusi. see ei ole kergekäeliselt ütlemine, et usaldan, et vaim palvetab, vaid sa tead ja tunned, et oled minu ligiolus. vaigistage oma hing ja liha, et vaim saaks esile. et see oli see, see sõna, mis ma sain ja see on ka see, kus ma saan aru, et meie sees, et see vaimus käimine, et see on see, vaata, ta ütles, et leidke oma vaim ülesse. ja see on see, kus me hakkame kuulama vaimu häält, vaimu juhtimist, vaimu korrigeerimist, vaimu ütlemist. nüüd sa oled nüüd on hing tõuseb esile, nüüd sa oled hinge juhtimise järgi ja see on, kuidas hakata vaimu häält kuulama, on hinge ja liha vaigistades. aga kuidas hinge ja liha vaigistada, sest nad ei jää vait. Nad ei jää vait, kui me elame samamoodi. ja minu hing ja liha ei jääks vait, kui ma elaksin samamoodi, nagu ma viimased üle 1,5 aasta olen elanud. ja see järelikult, ja see mul oli vaja tõenäoliselt, sest Jumal tegi minus restarti. ta taastas mind hoopis teistmoodi. ja mul oli seda vaja, mul oli seda kosumisperioodi vaja. aga selle perioodi sees oli see, kus, nagu ma siin mainisin ka, mu lihas jäi väga tugevaks ja hing haaras kontrolli tead mõnes kohas ja liha oli nii-öelda nagu steroidide peal. et aga ainukene viis, kuidas ma sain aru, kuidas hakata kuulama taas vaimu, kuidas hakata jälle liikuma vaimus, kuidas pürgida jälle sinnapoole, hakata vaimus käima,
oli see, kus ma taastasin oma elus distsipliini. Mulle meeldib süüa ja ma armastan süüa, ma armastan kõike seda. ja see on, ja eriti veel, kui ma tegin kõvasti trenni aastaid tagasi, kuigi ma olen väga noor, aga ma võin öelda juba aastaid tagasi, mõned aastad tagasi, siis ma sõin ju tohutult. Ma sõin iga paari tunni tagant ja kaloraaž oli väga suur, aga see tuli minuga kaasa. See söömine tuli minuga kaasa ja mul ei olnud probleeme süüa palju. Aga mu keha hakkas seda talletama, sest see kõik nagu võttis nagu oma aja, ma ei jõudnud niimoodi enam trenni teha. aga see söömine jäi samaks ja ma hakkasin kogema seda tervises ja kõiges selles, ülekaalus ja kõiges selles. ja mul järsku oli sellise piduri peale ja ma sain nagu ise kus jumal nagu lihtsalt nagu sekkus ja ma sain aru, et nüüd ma pean tegema täieliku korrektuuri oma elus. ma taastasin oma elus distsipliini toidu suhtes. Taastasin paastumise ja vaata, see ongi see, et väga raske on minna sinna, kui ei ole konkreetset otsust nüüd ma teen selle ära, nüüd ma hakkan sinna liikuma. ja see konkreetne otsus tuleb, mina kogesin seda Jumala armuna. ta pani minu ette selle, mulle meeldib öelda, ta andis selle ukse, ta andis oma käe läbi selle ukse, et kui sa nüüd haarad sellest käest, ma tõmbasin sellesse armu sisse ja sul ei ole mitte midagi võimatut. aga kui sa nüüd magad maha selle, siis see järgmine uks on alles mingi aja pärast. ja sa käid ja käid ja käid nii kaua, kui tuleb jälle see uks jõuab kätte, saad aru, kus tuleb see valgus selle sinu peale, mida ma teinud olen, noh, jälle. ja siis Jumal, sa tunned, kus Jumal ulatab oma käe ja ütleb, haara sellest kinni. sest mina olen kogenud seal tõesti etappida, nagu ma olen maganud maha mingisuguse etapi, mingisuguse koha, mingisuguse aja sellise koha ja siis, kui ma proovin seda ise pärast teha, siis ma ebaõnnestun. ma olen mõne nädala jooksul täpselt samasuguses augus ja siis ma olen pettunud, et miks mul ei õnnestu, miks ma ei suuda. ja siis tuleb see süüdistus ja kõik see, mida sa pead, kuule, kasi minema. aga sa koged, kuidas Jumal paneb jälle oma käe su ette ja ütleb, et haara sellest kinni ja ma tõmbasin oma armu sisse. ja sellel hetkel, kui sa haarad sellest kinni, sa teed oma sees selle otsuse nüüd. Nüüd ma tõmban sellele asja piduri peale, nüüd ma tõmban, kellel iganes mingisugused asjad on, mõni sööb niikuinii võib-olla nii vähe toitu, mis asja, see pole mingi probleem. aga mõne jaoks on mingi muu asi ja sa tõmbad selle piduri peale, aga loomulikult paastumine on ainult toidust loobumine ja sa taastad oma elus paastumise ja selle distsipliini, selles paastuvas eluviisis käimise ja selle läbi ma kogen, kuidas lihtsalt täiesti, ma võin töö juures sõita liftiga ülesse, järsku mu sees tuleb palve keeltes ja ma hakkan lihtsalt keeltes palvetama. ma võin käia midagi, mingit asja tooma sealt tööriista konteinerist ja järsku tuleb keeltes palve esile. ja selline asi nagu läbi paastumise, ta hakkab taastuma, mis mul alguses oli, siis ma alguses paastusin nagu ikkagi tohutult ja mul oli pidevalt, ma kogesin kogu aeg seda palvet, ma kogesin kogu aeg Jumala ligiolu. ma ärkasin üles, ma teadsin, et ma olin palvetanud. see palve, see keeltes palve oli pidev kogu aeg sees. see aeg-ajalt lihtsalt tuli nagu füüsilise manifestatsioonina esile, et lihtsalt see tuli keele peale ja ma rääkisin välja neid sõnu, neid keeltes sõnu. aga see oli ma kogesin, võib öelda füüsiliselt, see oli mul sees kogu aeg. ma ei ole jõudnud praegu sinna kohta, aga see taastunud on see aeg-ajalt need keeltes palve, need hetked töö keskel, mis ammu pole olnud, sest ma olin nii fokusseeritud tööle ja kõigele sellele, et ja mu mõtted ei olnud üldse nagu vaimus. aga nüüd on jälle hakanud see taastuma ja ma näen, et sellel on et sinna jõuda ja jõuda sellesse on
on see paastumine, see otsus. Jumal, ma tahan, ma tahan sinuga käia, ma tahan jõuda sinna, kus sina oled minu elu määranud. ma tean, et kõik minu need ebakindlused, kõik minu kahtlused, kõik need sisemised võitlused, kõik räägivad selle vastu, et ma ei peaks sinna minema, see ei ole minu jaoks. aga nüüd, kui ma kuulan oma südant, oma sees, mõtlen, Jumal, ma tean, et ma olen võimeline liikuma koos sinuga ja ma tahan seda, see kõige rohkem see, et ma tahan sinna jõuda, ma tahan seda, mis sinu jaoks on ja mulle meeldib süüa ja mulle meeldib magus, aga mitte nii palju nagu see, mida ma tean, mis sinul minu jaoks on. ja ma tahan liikuda sinna ja ma olen nõus see sammhaaval nii-öelda liikuma sinna ja eraldama ja ära kiskuma oma elust neid asju, mis pidurdavad mind ja mis tahavad mind tagasi tõmmata. ja, ja see sisemine, see sihikindlus, ma tahan seda, Jumal, mis sinul minu jaoks on, aga ma olen näinud, ma olen üritanud omaenda lihas, ma olen üritanud iseseisvalt seda kõike proovida teha. mul ei õnnestunud, tee või tina, no ei õnnestu jälle 2-3 nädalat maksimaalselt, sa oled jälle samas augus tagasi. sa oled jälle selles kohas tagasi, kus Pepsi on jälle käes nii-öelda ja vaikselt tuleb ka töö juurde kaasa võtma, seda lõuna ajal juua ja kõik see lihtsalt rullub tagasi. aga nigu, kui haarata Jumala käest kinni ja sa koged, kuidas ta tõmbab selle armu sisse, kus sa teed kindlad distsiplinaarsed otsused oma sees. nüüd on nii, see jääb ja ta viib mingi sellisesse, ma tean, et see distsipliin ei ole minust enesest, sest et see on vankumatu, see on kindel, see on, see on selline fokusseeritus, mida mul ei ole väga pikalt olnud. et sest et minu eesmärk on ju jõuda pärale sinna, mis minu isal minu jaoks varuks on. aga ma tean, et ma ei jõua sinna ilma vaimu juhtimiseta, ilma et ma kuulaksin ja oleksin ühenduses oma vaimuga. ja vaim on see, kes ütleb väga konkreetselt: Hannes, nüüd on hingemõtted, viska ära. no aga ei viska ära. kõik, sul ei ole vaja neid mõelda. see on mõttetu, see on tühi ja see on nagu selline rusikaga vastu lauda, vaibab sees, peab rusikaga vastu lauda ja ütleb, lõpeta ära, ära jonni. nagu isa nagu ütleb nii-öelda, kui laps söögilauas jonnib, siis paneb rusikaga vastu lauda. kuule, lõpeta ära, kas sa lähed ära siit või sööd oma sööki ja ei vingu. et see on nagu selline, sees käib läbi. jah, paned selle eemale ja lähed vaimu juhtimisel jälle edasi, tead, et see on ainukene viis, kuidas see, mis Jumalal meie jaoks on, see on ainukene viis, kuidas sinna pärale jõuda. ei ole mitte ühtegi teekonda. ei, no mul ei noh, ma tahaksin, et oleks see, et ma võin süüa seda, mida ma tahan, palju ma tahan ja ometi vaim juhib ja ma lähen ja hiilgan edasi. no ei ole, nigu kui tuleb jälle see lihalikkus võtab üle, siis no sa jääd seisma, lagi tuleb ette, ei liigu, see on tohutu ränk vaev, mida sa pead tegema, et kasvõi millimeetergi edasi jõuda. aga nigu kui minna vaimu juhtimisse, sa tunned, kus sa hingad, sul on katus on pealt ära läinud ja sa liigud edasi. et ma sain aru, et see mõned kuud tagasi veel selline see vaimus käimine oli minu jaoks nagu hägustunud. ma teadsin, mu sees oli nii tugevalt, ma pean käima vaimus. aga ma ütlesin Ketule, aga mida see tähendab, ma ei tea. ma tean, mida see tähendab. aga ma ei teadnud, kuidas sinna jõuda.
ma ei teadnud, mida ma pean selleks tegema, et hakata liikuma selles. loomulikult oli natuke ebakindlus, see selgusetus, mida see täpselt tähendab, sest ma olin nii pikalt olin nii-öelda tagumiku peale kukkunud, proovinud, üritanud sellest kõrbest välja tulla. Pühavaim pani vastu näppe, puhv, olid jälle tagumiku peal. sa ei tule ise sellest välja, ära mitte üritagi. sul on vaja Jumala armu, sul on vaja Jumalat selleks, et sellest välja tulla. Eks see tagumiku peale kukkumine need pika aja vältel oli põhjustanud ka selle, et ma ei tea, kuidas nüüd sellest välja tulla. aga kui tõesti nagu nii-öelda kuulda Jumalat ja oma sisse vaadates ta hakkab tooma neid vastuseid, hakkab seda kõike lahti pakkima ja, ja ja ta viib sind, sest see on tema tahab meid viia sinna. See isegi see tahe minus, et ma tahan jõuda sinna kohta, see ei ole ju Hannes. selles mõttes see on püha, see on püha vaim minus, see on Jumala vaim minus, kes on minu sisse selle istutanud ja loomulikult minu hing taipab ka, et see on päris hea koht, kus olla. ta kardab seda, ta ei tahaks nagu seda kontrolli üle anda, ta on natukene ebakindel selles, aga samas, kui oma hinge kuulata, siis tunned, kuidas hing tegelikult ütleb, ma tean, et seal on päris hea olla, sest mulle ei meeldi ka muretseda, mulle ei meeldi küüsi närida, mis juhtub, mis saab, kuidas saab. ma tean, et seal on päris hea olla, aga mul samas ma tahaks ikkagi seda kontrolli hoida, sest et siis ma tean, et mul on, see, ma ei lähe teadmatusse, vaid ma enam-vähem suudan kontrollida, mis toimub mu elus. et see oli see, mis Jumal nagu minu sisse on pannud ja sellega, mis ta ütles, et Jumal, et see nagu vaim ei käi tööl, ei korista. et see oli see, et me nagu, meil ei, nagu, me läheme nagu, ma räägin nagu enda sisemisest toimuvast võib-olla, et võib-olla mõni samastub sellega. et kui ma ei suuda palves olla päevas, ütleme näiteks ja koos piiblit lugedes 2-3 tundi, siis ma olen ebaõnnestunud. kui ma ei suuda palvetada keeltes näiteks tund aega järjest, siis ma olen ebaõnnestunud. ja siis ma ütlen, mul ei ole aega, mul ei ole selle jaoks aega. aga see, mis nagu Jumal nagu ütles, oli see, et loomulikult see, me oleme rääkinud sellest ja see on must be, on see eraldamine, sest et selles palvekambris toimub kõik see, mis Jumal meie sees teeb. sest see käib paastu ja palvega, see on oluline. aga nüüd, et kui me ei leia seda väikest aukugi oma päevas, hommikul 20 minti varem üles ärgata, et kuulata teda, temaga rääkida või õhtul või millal iganes, ei leia seda aega, siis see ei ole see, mida tema ütleb, me leiame alati selle aja, sest aega on meil nagu, mulle meeldis see lause, mis tuli siit välja millalgi, et aeg on ainus, mis meil on. ja kui me võtame selle aja ja me hakkame vaimus liikuma, siis Jumala vaim meis teeb seda, et kui me töötame, koristame, mis iganes me teeme, et tema on palves meie ees pidevalt, järjepidevalt, lakkamatult. ja ma nägin, kui ta rääkis sellest, siis ma nägin, kuidas see palve on see, nagu vaata, kui see suure prožektori pealt maa pealt taevasse sellise valgusvihk. ja ma nägin, need palved on need, mis toovad selle valgusvihu ülesse ja Jumal näeb nagu, ta näeb ülevalt poolt, ta näeb, et see maa, et näeb neid valgusvihke, neid palveid, mis lähevad ülesse ja on olemas, on need tohutud pimedad alad, nagu nii-öelda meeletud alad, kus on täiesti pimedus, kus ei ole ühtegi valgusvihku nii-öelda ei tule ülesse. aga seal, kus nendes riikides, nendes linnades, kus on see palve, kus inimesed on pühendanud selles vaimus käimist, selles vaimus palvesse, et see
ja see ei oleks nagu selline nii-öelda selline SOS, mis lihtsalt palve kustub, vaid see on selline pidev, järjepidev valgusvihk, mis läheb ülesse ja see vaim meie sees on see, mis palvetab meie riigi, meie rahva kõige selle eest. ja see valgus on lakkamatu, pidev, ööd-päevad ringi läheb ülesse. ma nägin, kuidas on nagu erinevatest kohtadest tulid need nagu valgussambad ülesse niimoodi nagu maa pealt. Ja see on lakkamatult. Meie teeme omalt poolt selle, et me haarame Jumala käest kinni. Me võtame oma elus selle paastu, me võtame oma elus selle Jumala otsimise, selle eraldamise ennast sinna palvekambrisse ja me ei pane ajapiirangut sinna. Me ei pane ajapiirangut, me ei ütle, et kuna mul on 15 minti aega, siis ma ei hakka üldse palvetama, sest see, nagu see 15 minutit on niivõrd väärtuslik, see on niivõrd tohutult väärtuslik, et enne tööpäeva, no jõudsin täna hommikul oma söömised, asjad kiiremini valmis. no mul on 15 minutit, ma ei istu seda niisama, vaid tõesti nagu lähed, võtad see 15 minutit kasvõi selle päeva jooksul aga see on see, et ma pürgin sinnapoole ja ta annab selle armu, aga see vaimuspalve on see, mis teeb see järjepidevalt palvet meie eest. Kogu aeg eespalve käib. Ja see on see, mis toob selle valguse ja siia maa peale ja rahva sekka. Siis ma nagu nägin seda vaimus käimise, mitte nagu, et ma lihtsalt käin vaimus ja kuulan Jumala häält ja kõik see, aga lihtsalt see, kus see lakkamatu palve, kuidas see on, see valgus, mis läheb üles, mida Jumal näeb ja ta näeb seda palvet, mis tuleb selle lakkamatult selle valgusvihuna üles tema juurde nii-öelda. ja see on see, mis sa, Hannes, ütlesid, et kui su vaim on aktiivne, siis sa võisid hommikul palvetada 15 minutit enne kui toast välja läksid, sa rääkisid oma isaga, eks. aga kui sa läksid välja, kuna sa olid andnud oma vaimule prioriteedi, siis nüüd on see, et isegi kui sa teed füüsilist tööd, käid seal oma selle tööriista konteineri ja kõigi nende objektide vahel, eks, siis seal kõndides ühest kohast teise sa koged, et su sees käib kogu aeg üks palveveski. ja aeg-ajalt tuleb see suust välja. vot see on see, et see on see elu vaimus, see on see palvevaim või selline vaimus käimine, aga see ei aktiveeru sellisel viisil, kui me ei võta seda kasvõi seda 10 minutit, kus me forsseeritult räägime Jumalaga need minutid, mis meil on aega. aga kui me ütleme aamen, läheme toast välja, ega palve ei vaiki. ma olen seda ise kogenud tööl käies, kui oli, et meil oli, kui IM algas, meil oli allikuga iga hommik oli kuskil, kas see oli kuskil 5:30 või kuni kella 6-ni, kui ma pidin välja minema, meil oli iga hommikupalve. nii palju, kui internetti oli, praktiliselt iga hommik, kas või 10 minti, aga meil oli Aalikuga koos nõusolekupalve. see oli selline tugev, forsseeritud, jõuline, meelevallaga kehtestav, sest et päev tuleb peale ja me tegime seda järjekindlalt, aga kui ma läksin uksest välja ja ma kõndisin bussipeatuse poole, mul oli selline mootor sees, et ma palvetasin niimoodi, et ma pobisesin veel bussis terve tee veel töö juurde. ma terve tee palvetasin inertsist edasi, sest see 10 minutit, mis me palvetasime ühel meelel koos iga hommiku päeva alguses, see tõmbas selle nagu saemootori käima või paadimootori ja see müdin, see keeltes ja see vaimupalve, see käis edasi nii kaua, kuni ma olin juba tööl peaaegu tund aega. vaata, Jumal on lepingu Jumal ja kui me tuleme tema ligi, siis tema tuleb meie ligi. Et see on, ta ei tule ennem ligi, kui meie tuleme tema ligi, jah, siis tuleb tema, eks ju, ja ta on lepingu Jumal ja ta täidab oma lepingut, eks ju.
täiega ta täidab oma lepingut meie suhtes, et see on võimas tegelikult ja. see on võimas reaalsus, mis selles sõnumis välja tuli, mis Hannes ette luges, ma täiesti laseks kohe selle uuesti sul lugeda, et inimesed kuulavad uute kõrvadega. aga seal, kui see Jumala vaim talle ütles, et sinu vaim ei käi tööl, ei korista, ei tee süüa. vaata, meie hing on asja juures, me peame mõtlema, mis me teeme, eks. meie keha on hõivatud selle asjaga, meie vaim on täiesti tegevusetult, kui me ei ela vaimus. kui me ütleme, et minul ei ole aega Jumalaga rääkida, mul on vaja süüa teha, mul on vaja koristada, siis on hing valitseb seda majapidamist. ja vaim ongi nagu Hannese see sõnumis oli, kus Jumal ütleb, et vaim vaatab nõutult minu poole. sinu vaim vaatab nõutult Jumala poole, sihukeste kurbade kokerspanieli silmadega ja ütleb, et mis ma saan teha. ta lükkab mind kõrvale. ta on nagu Marta, tal on kogu aeg nii palju tegemist, aga ta ei saa aru, et me võime elada nii hinges kui vaimus või mitte, me võime elada selles maailmas ja kuningriigis ühe korraga. me elame korraga kahes dimensioonis. me võime olla füüsiliselt aktiivselt hõivatud mingi tegevusega ja samal ajal vaim võib olla meie sees selles sisemises palvekambris täiesti vaba, võimsalt ja väeliselt Jumalaga suhtlema. vaim saab olla täiesti oma elemendis, aga kui me ei saa aru, et me ei ole hing ja ihu, vaid me oleme ennekõike me oleme vaim, kes tuli Jumala juurest. meie vaim on uuesti sündinud. meie vaim on ülevalt sündinud, eks. kui me saame aru, et meil on kaks dimensiooni korraga, eks, siis me ei lükka nagu vaimu eest ära, et sina ole üldse vait, mul ei ole praegu aega. me laseme selle vaimu teha tegelikult seda, mis on vaimu peaülesanne, olla pidevas kommunikatsioonis taevase dimensiooniga, vaimumaailmaga, Jumala vaimumaailmaga, olla kogu aeg mõttes kaasas. me oskame, kui me läheme jalutama, kõnnime oma seda tervise kõndimist näiteks, me võime seda, see on palverada, aga võib-olla me läheme sinna, me teeme seda, et me peame 30 minti päevas siiski tugevalt kõndima, on ju, et kõik, hoida oma luud terved, oma süda, oma kopsud kõik, eks. samal ajal, kui sa rütmiliselt ja kiiresti kõnnid, su vaim võib olla üliaktiivne nagu traktorimootor. sa oled vaimus ära, sa mõtled Jumala asjadele, sa mõtled suurtele ja võimsatele Jumala saladustele, su vaim keeb su sees, sa palvetad keeltes, sa räägid välja selliseid asju, mis niimoodi, et mina pean ala lõpmata seisma jääma, võtma telefoni ja kiiresti üles kirjutama, mida ma praegu kuulsin Jumalalt. samal ajal, kui ma füüsiliselt rühin kõndida. saate aru? nii et see vaimu aktiivsus ja vaimu ühendatud olek Jumala riigiga, see on piiramatu. sa saad seda teha samal ajal, kui su hing ja ihu tegelevad mingisuguse praktilise igapäevase toimetusega. eks, ma ei tea, kui palju see on võimalik siis, kui sa pead kogu ajudega mingeid matemaatilisi ülesandeid lahendama. võib-olla siis samal ajal sa ei saa kuulata vaimu ja kuulda võimsaid Jumala saladusi, aga on tohutu palju tegevusi, mida me saame teha niimoodi, et me tegelikult, meie käed teevad seda, meie keha teeb seda, meie hing võib midagi seal olla tegevuses millegiga, aga samal ajal kogu meie tähelepanu on pööratud sissepoole meie vaimu ja me elame võimast vaimuelu Jumala ees samal ajal. ma usun, et te teate, millest me räägime, eks, et enamus on seda kindlasti kogenud, on ju. aga siia sellesama sõnumi otsa, Hannes, kas me räägime sellest, mis ma eile siin jagasin mõnedega, see vaim ja hing ja ihu on nagu perekond. ma vaatasin eile ühte õpetust internetis. see oli rohkem vaimsest sõjapidamisest aga seal oli üks väga huvitav
huvitav moment, mida see kõneleja jagas. Dan Duval oli ta nimi ja ta kirjeldas seda asja niimoodi, et kuna see oli sama teema, mis meil on viimasel ajal läbi käinud, et meie vaim, hing ja ihu ei ole me ei ole oma ihu selles mõttes, et mina samastan, vaatan oma ihu peale ja langen depressiooni. Sest ma ütlen, mina olen selline, mult on võib-olla üks asi ära lõigatud või teine asi või mul on siin puudus või seal puudus või mina, kes ma tulin Jumala juurest, ei ole see ihu, mis mul on ajutiselt, mille eest ma peaksin hoolt kandma, aga mis ei määra mind, see ei määratle mind. See minu ihu ei ole minu kvaliteedi märk. See ihu mul lihtsalt on, ma pean sellest hoolitsema, aga tegelikult ta ei ole esmatähtis, ta ei ole primaarne. Ihu me jätame maha nagunii ja me läheme täiesti terviklikuna siit ihust välja. Ja mitte midagi ei ole muutunud, lihtsalt see kere jääb maha. Nii et mina ei ole minu ihu. Eks mõned põevad kohutavalt, et on tal suured kõrvad või suur nina või on ta mingi operatsiooni tõttu mingi osa oma ihust kaotanud või midagi, siis on see kohutav identiteedikriis. Täiesti vale koha peal on see. Sa muretsed põrmu pärast, see muutub mullaks nagunii. Seal ei ole midagi põdeda. Püüa hoida oma ihu terve, et sa oma ihu pärast siit enneaegselt maailmast ei lahku. See vastutus meil on. Me peame hoidma oma ihu selles maailmas nii kaua, kuni Jumal ütleb, et sinu ülesanded on täidetud, see on lõpetatud. Eks? Nii, teine asi. Mina ei ole minu hing, sest minu hing, kui see lasta oma pead tegutseda, on lõpmatult ebastabiilne. Lõpmatult täiesti labiilne. Kui mina oleksin minu hing, mul ei oleks üldse lootust. Sest mu hing reageerib iga uudise peale, kord nii, kord naa. Hing vaatab paanikas ringi, kes talle ütleks, mis toimub. Hing on kohutavalt ebastabiilne. Mina ei ole minu hing. Ma pean oma hinge ohjeldama, sest mul on hinge vaja ja hing on antud ka selleks. Jumal ütleb ka, et tema hing oli kurb ja kõik, aga Jumala hing ei kasvanud kunagi üle tema pea. Eks meil on õigus väljendada ülevoolavalt oma joovastust, oma rõõmu, oma vaimustust Jumalast. Hing tunneb kaasa, meil on hinge vaja, meil on vaja kõiki hinge funktsioone, kõiki emotsioone. Meil on, see kõik on Jumala rikkus. Aga hing ei saa olla see, kes on troonil ja mina ei ole minu hing, vaid mina pean hoolitsema oma hinge eest. Kes ma olen? Ma olen vaim. Ja nüüd läheb asi huvitavaks. Dan Duval ütles nii. Sinu vaim sinu sees on perepea. Vaim sinu sees on mees. Kui sa saad aru pere kontekstis. Vaim on see, kes peab valitsema. Hing on naine. See hing peab alluma vaimule, kes on Jumalaga üks. Hing ei ole Jumalaga üks. Uuesti sündinud vaim on Kristus, on Issandaga, on Kristusega üks vaim. Nii nagu mees peab olema Jumalaga üks, esindama Kristust. Vaim on perepea. Hing on nagu naine, ihu on nagu laps. Ihu teeb, mida kas ema ütleb või isa ütleb. Laps teeb, mida üks kahest vanemast ütleb. Ja see ongi see, kui vaim ütleb, perepea ütleb, ma arvan, et nüüd on aeg ennast distsiplineerida, on vaja valmistuda eelolevaks raskeks ajaks või midagi. Ma arvan, et meil on vaja paastuda. Hing tuleb nii nagu seal Tootsi kevades või see, mis see oli, Oskar Lutsu kevades, see Katariina Rosalie oma koogelmoogeliga.
ja topib seda poistele suhu. Eks ole, suhkru koogel-moogel ja hing ütleb, ei saa. Nii palju head toit tuleb raisku. Kes selle ära sööb, see tuleb ennem ära süüa. Nii. Ja hing saboteerib, mida perepea ütles. Mida ihu teeb? Ihu ajab suu pärani. Kui isa sõna, kui isa lööb rusikaga lauale, nagu Hannes ütles, lõpetage ära. Ihu jääb paigale. Ja nüüd tuleb hing ja ütleb, ära kuula seda isa. Ja ihu kuulab ema ja ihu teeb seda, mida hing ütleb. Hing või ihu on nagu laps. Hing on väga tubli, väga hea naine, kui ta allub mehele, vaimule. Aga kui, nagu Jumal ütles Hannesele, vaim ei saa võtta kontrolli. See on väga huvitav. Seda tasub täiesti mõelda, miks meie üle uuesti sündinud vaim ei saa võtta meie üle kontrolli, kui hing ja ihu töötavad kokku ja saboteerivad vaimu. Vaim jääb nukralt kõrvale. Ta on nagu kõrvale tõrjutud mees peres. Naine, lapsed valitsevad, mehe kohta on istuda sohval ja näha mõnus välja, aga keegi teda eriti ei kuula ja ei lase mehel esile tõusta. Eks? Ja kus ma nüüd tahtsin siit edasi minna sellega? Seal oli, ta kirjeldas nagu see Dan Duval seda, et kui tema sai, kui Jumal andis talle selle hirmutuse, et ta on vaim ja see on väga võimas, see vägi, see Jumala vägi elab vaimus. See perepea, see vaim, see on vägev Jumalas, sest et püha vaim ja meie vaim on üks kokku põimunud. Nii, ja püha vaimu vägi ei ole meie ihus ja püha vaimu vägi ei ole meie hinges, vaid vägi on vaimus. Ja kui Jumal näitas seda, et Jumala vaimu ja väe läbi on vägi tema vaimus, ta on sõjamees. Tema vaim on nagu kindral. Võimas, jõuline, tugev, kõik vägi, kõik meelevald, kõik autoriteet, kõik see jõud on vaimus. Nii, mitte hinges. Ja kui ta sai sellest aru ja ta nagu ütles oma vaimule, et vau, et noh, kuule, minu Tänni vaim, ma austan sind, ma lasen, ta nagu vabandas ja lasi, nagu palus oma vaimult andeks. Eks, ja ta austas oma vaimu ja ta ütles, juhtus midagi nii üleloomulikku, mis muutis kogu tema elu ja teoloogia ja teenistuse ja kõik, eks. Ta ütles, et sel hetkel, kui ta ütles oma vaimule need sõnad, et ma austan sind ja ta ütles, ta koges, kuidas tema seest tõusis midagi, mis oli nii suur, ta ütles nagu 11 jalga, palju see on, nagu ligi 3 meetrit, no põhimõtteliselt laeni või üle, ta ütles isegi laest ülesse poole. Tõusis nagu, ta mõtles, et mis asi see on, mis ma hakkan hulluks minema või mis, aga Jumal andis talle kogeda, kui suur oli tema vaim, kui ta laseb tema oma vaimul olla see, kes Jumal nagu lõi selle vaimu olema. Ja siis ta kuulis, kuidas ta vaim, nagu kuidas see, kes tõusis tema seest, hakkas rääkima ja ta mõtles, et nüüd see hääl kostab sealt ülevalt, kuskilt sealt lae kohalt. Ja kui see vaim hakkas rääkima, nagu tema enda vaim, siis see hääl tuli tema oma suust. Kuidas see saab olla? Aga Jumal andis talle kogeda, kui suur ja kui võimas ja militaarne, milline autoriteet oli tema vaimul, kui ta lubas sellel vaimul esile tõusta, eks. Ja vaim hakkas talle tema suu kaudu üles lugema kõike seda, mida Jumala sõna ütleb tema kohta, kes ta on. Tema vaim luges talle ülesse lihtsalt nagu deklaratsiooni korras kõike seda, mida Jumal ütleb tema kohta. Ja see muutis täielikult kõik tema teenistuse ja kõik. Sest vaata, kui sa tead, et sa oled vaim
ja sa näiteks oled ühes vabastussituatsioonis, kus sul on vaja välja ajada kurjad vaimud. sa oled mingi uue situatsiooniga silmitsi. nüüd, kui sina elad hinges, siis sa vaatad seda olukorda ja hing ütleb sulle, mul ei ole mingit väge, mul ei ole mingit väge, ma ei saa, mul ei ole aimu ka, kuidas see asi siin käib, see ei ole minu jaoks, see ei ole üldse minu teema, see ei ole üldse, ma lähen ära siit, ma ei tea, ma ei saa hakkama. see on see, kui sa lased hingel rääkida, sest hingel ei olegi infot, hing ei teagi, hingel ei olegi väge, ta ütleb õigesti. aga sina ei ela hinges, vaid sina oled vaim. kui sa lased vaimul esile tõusta ja vaim on ühenduses Jumalaga, vaim kuuleb Jumala käest täpselt, vaim teab, tal on võtmed siduda ja lahti päästa. vaimul on dünastiline autoriteet, meelevald kõige kurjade vaimude üle ja vaimu sees tõuseb kogu see meelevald, see sõna ja vägi vabaneb vaimu kaudu. me mõtleme, et kus see vägi on, Jumal teeb meid vägevaks kõige väega oma auhiilguse tugevust mööda ja vägi, mis meis on tegev ja Kristus ei ole nõder meie suhtes, vaid on vägev meie sees ja sa vaatad oma hinge ja ütled, mina küll ei saa aru, kus kohas Kristus on minu sees vägev. me vaatame hinge, sest hing kogu aeg domineerib. kui sa nüüd teed selle protsessi läbi, millest Hannes rääkis ja su hing allub ja võtab oma positsiooni, mis talle kuulub, ta ei ole perepea, vaid sa saad aru, et mina olen vaim. nüüd sa saad aru, mina ja Kristus, me oleme üks ja Kristuse vägi elab minu peal, ta on vägev minu sees, minu kaudu ja nüüd vabaneb vägi. see kõik on see lüliti, mida siin üleval keerata. sa lakkad olemast hing, sa ei samasta ennast sellega, mida su hing kogu aeg kaagutab. kui sa annad talle kogu aeg sõna, sa keerad kinni selle ja sa saad aru, et sa oled vaim. ja nüüd muutub absoluutselt kõik. ja nagu see Dan Duval ütleb, sellest hetkest alates, kui ta selle ilmutuse sai, kui võimas on tema vaim, ta ütles, et sellest oli vist, mis ta ütles, 10 aastat või kui palju, tal ei ole olnud mitte ühtegi kõrbeperioodi enam. sest see, kes põeb kõrbeperioodi käes, on hing. see kiunumine, see vabandamine, see nukrus, see, et Jumal on mu hüljanud ja kõik see on hingejura, see on hinge jonn, eks. ja ta ütleb, kui ta sai aru, kes ta on Jumala ees, et ta on loodud elama 2 dimensioonis korraga. ta on loodud siin maa peal opereerima samal ajal elades vaimus. nagu Johannes ütleb ilmutusraamatus, ma olin vaimus issanda päeval. kuigi ta füüsiliselt oli Patmose saarel, seal selle sunnitöö kaevanduses, kus ta oli füüsiliselt seal ja ta ütleb, ma olin vaimus. ja siis ta kirjeldab kõike seda, mis ta vaimus nägi, eks. nii et see, et me oleme loodud elama iga päev 2 dimensioonis korraga ja igas olukorras, kus ma olen, ma sisenen vaiminimesena, vaimuna, vaimse inimesena, kes peab tunnetama, kogema ja reageerima nii, nagu vaim, kes on Kristusega üks, sellesse olukorda suhtub. aga kui me keerame lülitit ja lubame endale jälle olla hing, siis läheb nii nagu alati. siis on nii nagu alati, eks. nii et vot see oli minu jaoks kuidagi need 2 teemat läksid kokku, et mina sattusin selle õpetuse peale, et vaim on perepea sinus, vaim on mees, hing on naine, kumb valitseb, kumb juhib ja ihu teeb, mida emb-kumb ütleb, eks. ja siis tuleb Hannes selle sõnumiga, kus Jumal räägib talle tegelikult sedasama, et su vaim on loodud kogu aeg olema see vaimust tõusev valgussammas taevasse, isegi siis, kui sa pead koristama, süüa tegema, tööl käima.
aga see kõik on selle teadvustamise küsimus. Kus on sinu identiteet? Kas su identiteet on su ihu väljanägemise küljes või füüsilise võib-olla mingi puude või mingi sellise asja küljes? Kas sa identifitseerid ennast sellega või sa identifitseerid ennast hingega? Mina olengi selline. Mina olengi selline, mul on silmad märja koha peal. Mina olengi selline, kes ja siis tuleb sinna, et mida sa siis ütled, mida sina oledki selline ja sa kirjeldad ennast hingena või sa ütled seda, mida Jumala sõna ütleb sinu kohta ja Jumala sõna kirjeldab sinu vaimu, seda, kes sa tegelikult. Nii et kus on meie identiteet nendest kolmest? Me teeme endale väga suure karuteene, kui me ei luba endal olla meie ise, vaid valime teise ja kolmanda järgulise olemisvormi, kas ihu järgi või hinge järgi. Tegelikult see on lugupidamatus selle vastu, kes me oleme ülevalt sündinud. Vaim, kes tuli Jumala juurest täitma tema ülesandeid siin maa peal. Me tulime tegema tema tahtmist, nagu sõna ütleb, nii Taaveti läbi kui Hebra kirjas. Me suhtume väga austusetult ja lugupidamatult omaenda autentse ja õige isiku vastu, kui me libiseme oma identiteedis oma hinge ja ihualadele. On see arusaadav? Ma tahaks natuke tagasisidet. Kas see jõudis kohale? Kas või läbi udu? Kas tuli mingi selgus? mulle tuli kõik on nagu läbi selle, kui sa juba kirjutasid mulle, et hing on naine ja mees on vaim, see juba see pani kõik mulle nii paika, et see kuidagi oli selline, see viimane selline nagu see lüli või selline nagu aru saada. ja nagu see, need kaks asja nagu eraldusid nagu märgatavalt, vaim ja hing, et ei ole enam nagu selline hägune ala, vaid tõesti tekkis selline eristumine. et see oli selline Vaat nüüd te saate väga, aru väga ka selge. seda, miks Kristuses ei ole meest ega naist selles mõttes. Miks ei saa olla? Sest kui naine on alistanud ennast Kristusele ja ta on täis püha vaimu ja ta käib vaimu järgi. Sellised naised, kes on, võtame näiteks need kuulsad missionärid, kes on läinud üksi välja. Nad on nii kompromissitud, nad on nii mustvalged, nad on nii jõulised, nad on nii konkreetsed, et nende kohta võib öelda, et nad on mehelikud. Miks nad on mehelikud, nad ei ole feminiinsed, nad ei ole õrnakesed, nad ei ole sellised lillelised lehvijad, sellised, nad on jõulised juhid. Ja öeldakse, et sa oled nagu mingi suurkorporatsiooni juht, sa oled nii mehelik. Miks ta on? Sest et temas valitseb vaim, kes on Kristuse vaimuga üks. Ja nüüd võtad seda, kes sünni poolest sündis mehe sugutunnustega, aga on hingeline mees. No lihtsalt on nii hingeline, ja kui te kujutate ette hingelist meest, siis selle mehe kohta öeldakse alati, ta on nii feminiinne, ta on nii naiselik. Hingeline mees mõjub naiselikuna. Vaimne naine, kes järgib vaimu, mõjub mehelikuna. Kõik oleneb sellest, kas su identiteet on vaimus või hinges, kas sa järgid vaimu või hinge. Naiselikkusel, õrnusel on oma koht. Naine on oma lastega väga õrn ja väga emalik. On palju kohti, kus Jumala emalikkus, Jumala nimi on külluslik emarind ja see
rahid, rahim, ma ei mäleta, mis see heebreakeelne sõna oli, kus Jumal kaastunde või see halastus täis Jumal, see sõna tähendab emakat. Kui Jumala üks nimi tähendab, ta on halastust täis või ta on kaastundlik ja see sõna tähendab heebrea keeles Jumala nime, see sõna tähendab emakoda, emakat. Nii et Jumalasse on see naiselik õrnus, pehmus, halastus, kaastundlikkus, kõik see hooldus, kõik see on Jumalasse põimitud, selleks on oma koht. Aga kui Jumal paneb sind sõjaväljale, siis see, kes esile tõuseb, peab olema vaim. Mitte see õrn lilleseadja, sokikuduja, saate aru? Nii et igaks asjaks on oma koht. Mehed võivad väljendada. Taavetil oli väga õrn süda. Taavet, kui sa näed, kuidas Taavet valab oma südant välja, tal oli, see oli Jumala halastus, Jumala kaastunne, Jumala arm, see oli kõik see, tal oli see pehme koht. Aga kui ta läks oma armeega välja, kui ta läks vaenlasega laupkokku põrkesse, ta ei läinud kandlega. Ma tean, te naerate, eks. Saate aru, kõigele on oma koht. Me peame aru saama, millal on mille jaoks koht. Amen. Igatahes mind see aitas tohutult. Ma sain aru nagu seda, et kui minule tuleb see nukruse hoog peale mingisugusel ajal, vahel lihtsalt õhtul lähed magama, oled vägev vaimus, hommikul ärkad üles, oled nõder hinges. Ja ongi paha tuju ja ongi endast kahju ja ongi igav liiv ja tühi väli ja ongi pettumus ja ongi sihuke norutamine, siis sellest õpetusest arusaamine aitas mul momentaalselt ümber lülitada. Ma ütlesin, nii, Riina, nüüd praegu sa lased siin sellel naisel, sellel hingel mokarulli ajada ja jonnida. Aga sa ei ole see, Riina, sa oled võimas sõjamees. Sa oled võimas Kristuses. Ja kohe nagu tunnen, nagu lülitid keeratakse ja mida? Ja mul on kohe kontroll asjade üle, mul on võim selle päeva üle, mul on ohjad minu käes, ma kehtestan, mida ma täna teen. See on minu valik. Kas ma lasen jälle sellel naisel domineerida, pirtsutada, jonnida, manipuleerida või ma ütlen, lõpeta ära, ma tean, kes ma olen vägev Kristuses. Saate aru, et see aitab, kui sa sellest aru saad, sa võid öelda oma hingele, kellel on paha tuju. Lõpeta ära. Taavet räägib oma hingega ju, eks, manitseb hinge, ütleb, miks sa oled nii kurb, mida sa norutad? Kiida Jumalat, eks, ja et võib-olla see aitab ka teisi. Kes on kogenud näiteks, kui sa oled kellegist palvetanud või vabastusolukorras, ma tean, et need, kes on tegelenud vabastusega siin, nad teavad seda, et kui sina astud otsesesse sellisesse vastasseisu ühe vaimuga, kes peab välja minema, siis sinu sees tõuseb selline vägi, et sul võib olla niimoodi, et sul on pärast lihased valusad, sest et see on lihtsalt, see vägi on nii suur, et su ihu võib, pärast ongi lihased haiged nagu peale trenni, mitte et sa oleksid õudselt midagi seal vehelnud, vaid see, kui vaim tõuseb sinu sees, et võtta meelevalda selles olukorras selle teemani üle,
siis kui su ihu ei ole treenitud, siis ihu pärast tunneb seda. Vaim on nii palju suurem ja tugevam, kui me oskame arvatagi. Kui mina olen nendes olukordades olnud, mul pärast ma olen jahmunud, kui ma saan aru nagu, et ma küsin, et kus kohas ma olin kõik need vahepealsed kuud, kui ma ei tegelenud sellise eestpalvega või vabastusega. Sest mul tuleb meelde, kes ma olen, kui ma astun sellesse sõjaolukorda. Minu sees tõuseb see võimas, see sõjavaim, see, kellel on antud, see tõeline Jumala poeg, kellel on antud meelevald astuda madude ja skorpionite ja kõige väe peale. See tõeline Riina tuleb kogu oma militaarsuses esile. Lihtsalt ta tõuseb esile ja võtab olukorra oma kontrolli alla. Sellepärast ka need, kes on vabastusteenistuses, nad treenivad oma füüsilist ihu, sest nad ütlevad, et see on, kui sa ei ole treenitud, su füüsiline ihu väsib ära, sest see, kui vaim tõuseb, su ihu võib alt vedada sellega, et ta on lihtsalt üks nõrguke issuke, kes on treenimata. Sellepärast on vaja ka oma ihu tugevaks treenida, et vaim saaks rakendada kogu meelevalda, mida ta suudab väljastada sellises olukorras, kui on vaja Kristuses kehtestada Kristuse kui kuninga võimu pimeduse mingi olukorra üle, mis on nii ebaseaduslik. Ma ei tea, kas see on arusaadav. Füüsiline ihu on vajalik, et vaim saaks tõusta. Eesti keeles on see, öeldakse, et terves kehas terve vaim. Aga mina keerasin selle ringi, et tegelikult on niimoodi, et kui su vaim on terve ja tugev, siis su vaim distsiplineerib su ihu ja kohustab su ihu olema terve ja tugev ja treenitud. See on tõde on mõlemat pidi, aga asi algab siiski vaimust. Sest kui hing valitseb, siis on ka ihu käest ära. Kui vaim valitseb, oled sa distsiplineeritud, su toitumine on paigas, su füüsiline treening on paigas, su päevakava on paigas, kui vaim valitseb. Hing valitseb, sa lihtsalt vajud laiali. Aamen. Mina rohkem ei räägi. Aamen. Aga kogu see tänane õpetus, kas me saame selle kuidagi, näiteks Hillar, kui tõmbaks otsad kokku ja palvetaks selle asja läbi nii, et see meile veel kord sisse settiks ja siis ongi meil aeg täis. Contra Shibrocoria secchia revestita pororoconda. Rebesso cororobo Shiborocoria secchia revestita pororoconda secchia revestita pororoconda. Halleluuja. Tänu isand, isa, me täname sind, et sina oled iseennast ilmutanud ja iseennast kui kirjeldanud ja oma sõnas kui näidanud, et sina oled vaim. Ja kes sind kummardavad, peavad sind kummardama tõesti vaimus ja tões. Isa, me täname sind, isa, et see on see suhtlemise kanal ja see on see, kus on see kuum liin. Nii nagu valitsuste vahel on need kuumad liinid, punased liinid, isa, siis me täname, et sinu ja meie vahel on see punane liin vaimust vaimu, isa. Ja me täname, et sealt antakse need käsud allapoole, issand. Isa, me lihtsalt ülistame, kiidame sind, isa, et sina oled kõik hästi teinud. Ja me täname sind, isa, et tõesti kõik see, mida sina oled ilmutanud ja kõik see, mida sa oled andnud meile ja kõik see, mida sa oled meie eludes teinud, see on olnud vaimus. Isa, me täname sind, isa, ja see mõjutab kõiki meid, isa, igat meie eluala, kõik see, mis me võtame vastu sinult, kes oled vaim, oma vaimu, see mõjutab, issand, kogu meie elualasid, isa. Me täname sind, isa, et nii oled sina selle paika pannud ja nii oled sina selle määranud, isa, ja me täname sind, isa,
et sa oled öelnud, et suurem on see, kes on meie sees. Ja me täname, et see, kes on meie sees, on püha vaim, meie vaimus, isa. Me lihtsalt täname sind, isa. Me täname sind, isa, et sa oled meid kutsunud käima nõnda. Sa oled meid kutsunud suhtlema nõnda, liikuma nõnda, isa, et ei oleks enam mingit lahutust, issand. Sest kirjutatud on, et me oleme üks vaim sinuga. Me oleme üks vaim sinuga, isa. Ja me täname, et seal ei ole mitte mingit lahutust. Lahutus tuleb ainult hingealadel, aga vaimus ei ole mingit lahutust, isand. Me täname, issand, et see on see, kus sügavus viiab sügavusele, isa. Me lihtsalt kiidame ja täname sind, isa, et seal on vabadus, ütled, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Seal ei ole ahistus, seal ei ole limiteeritus, seal ei ole kaotus, seal ei ole segadus, seal ei ole hirmu, seal ei ole muret. Me täname, et vaimus on vabadus. Me täname, et vaimus on rõõm. Me täname, et vaimus on õigsus. Seal ei ole süüdistus, sinna ei pääse vaenlane ligi, et süüdistada ja hukka mõista. See on ainult hinge ja hala teel. Me täname, et vaimus me oleme täiesti võitmatud. Vaimus me oleme täiesti kui soomustatud. Läbistamatu soomusega. Isa, me täname, et sa oled tõesti meid kutsunud elama selles paigas, selles kui kõrges ja üllas ja kuidas iganes sa oled väljendanud salajases paigas, kus ei ole mitte mingit sissepääsu, mitte ühelgi vaenlase vale. Sest kõik need valed tulevad hingealadelt, isa, mida täname sind, isa. See on nii võimas, isand. Sa oled nii võimas, kuhu sina oled meid asetanud elama, kutsunud elama, aga me tihtipeale valime ise minna sellesse paika, sellesse kohta, kus me oleme vaenlase kuulirahede all, süüdistuste all, hukkamõistu all, häbistamiste all, hirmutamiste all. Aga sa oled meid kutsunud elama seal, kus on tõesti rahu, kus on võidurahu, kus kõik on kõige paremas korras, kus kõik on kõige parema ja olukorrad on täielikult lahenduse sees ja kõik lahendused on seal olemas ja seal antakse lahendused. Isa, me täname sind, isa, et sa oled meid kutsumas ära selles segaduse paikades, sa oled meid ära kutsunud nende lärmi hinge turuplatsidelt, isa, sa oled meid ära kutsumas, isa, on tõesti sellesse oma osaduse paika, rahu paika, võidu paika, sellesse mäelinnusesse. Isa, me täname sind, isa. Me täname sind, isa, et see on parim koht, kus olla. Parim koht, kus olla ja me täname, et see on Kristuse vere läbi, kui kinni makstud, avatud meie jaoks ja meil on sissepääs, meil on seal tegelikult on üks kutse kogu aeg ollagi seal, isa. Me lihtsalt täname sind, isa. Me täname sind, isa, et me oleme õnnistatud. Tihtipeale me isegi ei tea, kui õnnistatud me oleme, isa. Me oleme õnnistatud. Me täname, isa, et me oleme tõesti osaduse paigas sinuga, oma isaga, elava Jumalaga, kõigi asjade loojaga. Halleluuja, kus on kõik asjad lõpetatud, kelles on kõik asjad lõpetatud, kelles on tõesti, kui lõpp ja algus on kõik koos, isa, ja me täname, me oleme selles paigas. Me oleme selles paigas, isa, kus me peame muretsema mitte millegi pärast, kuidas saab või mis saab toimuma ja kui hulluks võib mingi asi minna. Isa, me täname, et sul on täielik see rõõmujoovastuse paik, isa, iga kord, kui me tuleme sellesse paika, me hakkame rõõmust joovastuma, olenemata, et meie ümber võib olla totaalne kaos. Selles hinge ja ihu reaalsus, isa, me täname sind, isa. Me täname sind, isa. Me täname sind, isa. Kiitus sulle, isa, nii nagu Joosafati päeval, isa, kui otsustatakse tulla ja tõesti astuda sellesse vaimu tasandisse, siis lahendused ületavad igasugused fantaasiad, isa, mis sa kiidame, täname sind, isa. Me täname sind, isa, et sa oled meid kutsunud kui saaki koristama, mitte saagiks olema.
me täname, et sa oled meid kutsunud saaki koristama, mitte saagiks olema. Halleluuja. Tänu sul, isa. Ja me täname, et on sul üks saagikoristuse aeg. See on üks saagikoristuse aeg sinu rahvale. Halleluuja. Aga see saab toimuma ainult selles paigas, selles vaimupaigas, selles rahupaigas, selles võidupaigas, kus kõik on lõpetatud. Halleluuja. Tänu sul, isa. Me ülistame, kiidame sind, isa. Me täname, et see on päev, mille sina oled valmistunud ja me kiitleme, isand, et sina oled hea ja sina oled helde ja kõik, mida sa oled teinud, on väga hea ja kõik, mida sa oled jätkuvalt ilmutamas ja avamas, on väga hea. Kas meie hing mõistab või nõustub, aga tal ei ole sõnaõigust, isand, mis sa täname. Me täname, isand, et tõesti sina oled, issand, kes juhib meid jätkuvalt edasi. Tänu, issand. Tänu, issand, nende kõrgete paikade eest, mida sa oled valmistumas igaühele meist, isa. Mis sa kiidame, täname sind, isa. Ülistus ja tänu sulle, isa. Amen. Amen. Halleluuja. Isa, ma palun ka sinu tarkuse ja ilmutuse vaim igale kuulajale, et igaüks võiks sügavuti aru saada, kes ta on, et ta tuli sinu juurest ülesandega, väega, meelevallaga, konkreetsete juhistega, konkreetsete ülesannetega. Sa oled kõik meie teod meile valmis pannud, et me käiksime nendes. Totaalne varustus on tagatud, totaalne kaitse on tagatud, kuni meie ülesanded on täidetud. Hing peab olema meile heaks partneriks ja abiliseks. Aga ta ei ole see, kes seda vankrit veab. Isa, ma palun, et see püha tundmine, see tunnetus võiks tõusta igas ühes, et igaüks võiks kogeda, kui suur ta on oma vaimus. Isa, ma usun, paljud on kogenud, et tema sees on üks suurus, mis on nii kokku litsutud ja pigistatud kokku, et see on täiesti teeb haiget, aga see ei pääse välja. Paljud on kogenud, et ta on seest poolt suurem, kui väljast paistab, kui ihu näitab. Ja see ongi tõde. Vaim on palju suurem, kui see füüsiliselt silmaga nähtava käega katsutav ihu. Meie suurus on tõesti see suurus võib kasvada, sest Taavet palvetas, issand, kasvata mu suurust. Kui me toidame oma vaimu, kui me treenime oma vaimu, kui me kuuletume oma vaimus sinule täielikus sõna kuulmises, siis meie vaim kasvab aina tugevamaks, aina võimsamaks, aina suuremaks. Meelevald, autoriteet aina kasvab, aina kõvem, aina tugevamini kõmiseb meie sammude kõla. Aina raskemaks muutub meie kaal vaimumaailmas. Meie vaim võib muutuda tihkeks ja treenituks nagu vägimees, kui me seda lubame. Aga meie vaim võib täielikult alatoitumuses puhtuda täiesti abituks ja jõuetuks, kui me ei anna vaimule süüa, vaid laseme hingel kõiki ohje enda käes hoida ja valitseda. Isa, ma palun praegu, et inimesed otsustaksid oma sees lõpetada selle hingeajastu, lõpetada see hinge impeerium kõigi eluvaldkondade üle ja võtta võim ära hinge käest ja anda see tagasi vaimu kätte, kes on tegelikult määratud juhtima Jumala suuri plaane siin maa peal. Isand, ma palun, et see nihe võiks toimuda kõigis meie kuulajates, et hing annab ära oma ohjad vaimule ja vaim võtab juhtimise üle ja tõuseb taas selleks perepeaks,
kes ta on pidanud kogu aeg olema. Isa, aita, et need asjad lähevad nüüd paika ja et sa saad lõpuks ometi hakata formeerima ühte armeed, kellega sina saad hakata tõsiselt arvestama, kes palvetab, kui ta lubab palvetada, kes paastub, kui ta lubab paastuda, kes võtab oma võetud palveülesandeid tõsiselt, ei silmakirjatse ja ei kuidagi ei saboteeri ja ei peta nende juures, vaid seisab nagu võimas tunnimees vahipostil, kuni ta on oma ülesande täitnud. Isand, ma palun, kasuta meid, et seada üles need võimsad valgussambad, mis ööl ja päeval paistavad pimeduses, lõhestavad pimeduse ja tõusevad taevastesse sfääridesse. Et sa võiksid lakkamatult meie palvetele vastata ööpäevaringselt. Isand, ma palun, lõpeta see lapsepõlv. Me ütlesime juba aasta tagasi vaimus, et lapsepõlv on läbi. Isa, lõpeta nüüd ka pikale veninud ja lohisema jäänud lapsepõlv. Et me tõesti võiksime saada nendeks vaimust tugevateks inimesteks, kes kasvavad Kristuse täisea, selle mehe täisea mõõdu sisse. Nüüd ja igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.